Aksessuaaridisaini õppekavas on ained, mille raames saab õppida koti- ja kingadisaini, kinnaste ning peakatete tegemist, tutvustatakse erinevaid materjale ja nende potentsiaali. Lisaks on meil tihe koostöö ettevõtetega. Paljud projektid on reaalse elu probleemid, mida koosloomes lahendame. Olenevalt enda soovidest saab õppekava suunata ise sinna poole, kuhu vaja, kas rohkem tootedisaini, sisearhitektuuri või hoopis moedisaini ja materjaliteaduse poole. Aksessuaaridisaini eriala juures meeldib mulle kõige rohkem see, et me saame väga head tehnilised oskused ja saame ennast tõestada disainimaastikul. Köite-disaini puhul meeldib mulle see, et ma saan harjutada enda käelist täpsust ja see tunne, kui sa lõpuks saad selle asja nagu reaalselt valmis, see on niisugune hästi hea tunne. Kõige enam ma hindan seda teadmist, et tegelikult on võimalik ellu viia kõik ideed, kui sa oskad ja julged küsida teistelt inimestelt nõu ja abi. Kõige olulisem on minu jaoks ikkagi see areng protsessis, et peale igat projekti sa saad sellise hunniku teadmisi ja kogemust kaasa, mis aitavad siin järgmiste projektide puhul. Ma hindan väga seda, et ma olen pidanud õppima ennast väljendama ja enda ideid inimestele nagu edasi andma. Kõige suurem müüt, mis EKA-sse õppima tulles purunes, oli see üleüldine suhtumine humanitaarkallakuga inimeste suhtes. Hästi tüüpiline on nagu see, et arvatakse, et kui sa oled hummed, siis sa ei peagi saama hakkama. Tegelikkus on see, et ma olen iga päev ümbritsetud inimestest, kes on kõik ülimalt ettevõtlikud, eneseteadlikud, aktiivsed ja väga inspireerivad inimesed minu jaoks. Kursuse kaaslastega ma olen kõige rohkem võib-olla õppinud meeskonnatööd ja ka seda, kui erinevad kõik inimesed tegelikult on. Ja kui sa teed mingeid projekte koos, et sa suudaksid teha koostööd hästi ja ka siis võttagi arvesse seda, et igal inimesel on omad arvamused. Aksessuaaridisaini ootame õppima võib-olla eelkõige uudishimulikke noori, kes näevad disainis ja kunstis potentsiaali luua läbi kreatiivsuse või siis disainiprotsessi maailma lisaväärtust. Ja kui valmistada ette portfooliot, siis loomulikult tuleb kasuks korrektne vormistus, kuid põhiliselt huvitab meid ikkagi selle noore inimese lugu. Tahame teada, et mis on selles inimeses erilist ja omapärast, et millele saaks ehitada loomingulist karakterit. Et eraldi tahaksin võib-olla ka rõhutada seda, et tegelikult ei ole oluline, kas tulla puhta lehena esimest haridust omandama või uuele ringile teise BA-sse. Et sära silmades ja valmidus tööd teha on kõige olulisem. Minu soovitus oleks viia ennast kurssi sellega, mis toimub sinu valitud eriala maailmas, et millised on need disainerid, kelle tegevus sind kõige rohkem kõnetab ja miks. Ja see aitab ka endal luua selgust, et miks sa just tahad sellele erialale jõuda. Enda kogemuse põhjal ma tahan öelda, et tehke nagu väga kindlaks, mida teilt palutakse just nende ülesannete puhul. Selle eriala lõpetanud inimene võib saada kas siis disaineriks või kunstnikuks, luua oma brändi või hakata ettevõtjaks või minna tööle hoopis keemiatööstusesse või hakata materjaliteadlaseks, suunata oma energia hoopis meditsiini ja universaaldisaini või ühineda näiteks auto või lennukitööstusega või hoopis spetsialiseeruda köitedisainile. Et see on minu jaoks suurepärane kombinatsioon kreatiivsusest, tehnilisest disainist, materjali tundmistest ning uutest tehnoloogiatest ja käsitööoskustest. Kui on võimalus, siis tulla tudengivarjuks, tulla ka avatud uste päevale ja siis EKA ju pakub ka igasuguseid erinevaid EL-akadeemia kursuseid, et need on ka hästi siuksed silmi avavad ja kasulikud. Sisseastumine ise on juba tohutult hea reflektsiooni võimalus ning aitab mõista, et mis on selle konkreetse inimese potentsiaal. Ja lisaks, kui on jätkuv huvi ka uuel aastal, siis on ju terve 12 kuud võimalus end edasi arendada, et olla järgmine aasta juba esimeste sissesaajate seas.